tavaliselt, kui on poolaeg lõpeb, siis mängijad lähevad või tulevad siia riietusruumi ja siis mina alati jäin nagu oma abilistega nagu natukene auru välja laskma oma keskis. Et siis nemad rahunevad ja meie rahuneme ja aga see mäng toimus Tallinnas vanas Kalevi spordihallis, loodetavasti on ta uues varsti. Ja me kuidagi see mäng ei läinud ja pallid siin õigesse kohta ei liikunud ja teadsime ka ära, miks ei liikunud ja aga nüüd astume siis riietusruumi uksest sisse. Siis üks moment on see, et meie väga kuldkäsi blond poiss nimega Aivar on seinas, Pavenko ajab kõrist kinni, näitab naturaalselt, rusikat küsib, kas tulevad pallid alla või ei tule. Tähendab seda, et miks pärast see mäng oli lagunenud, ei käinud nii, sest pall ei käinud õieti alt läbi, sest suures korvpallis peab pall alt läbi käinud. Ja see esimene poolaeg lõppes väga tasavägis, olgu, et me oleks pidanud olema juba seal taseme vahet üle, aga teise poole alguses umbes nii 5-6 minutiga lahendati asi väga kiiresti ära, et oli +20 ja pallid hakkasid õigesse kohta minema. Et sellised ongi riietusruumi jutud, et palju asju, mis nagu toimub poolajal või enne mängu, jääb nagu ütleme siis tavainimesele kättesaamatuks, arusaamatuks, mis toimub ühel hetkel, kui asi kõik tuksis, mehed tulevad sealt riietusruumist välja, äkki asi toimub. Mul oli selline mängumees nagu Ivo Saksakuld, ääretult hea südamega ja mõnus poiss. Aga tal olid ka väga suured võimed, olgu, et ta väga tõsiselt, kui noorest peast seda korvpalli ei suhtud, aga ta iseloom oli selline, et võib-olla ta ei olnud selline võitleja tüüp. Aga korvpall on puhas kahevõitlussituatsioon, puhas kahevõitlus. Igas situatsioonis on 2 meest vastu, mõnikord on 3-2 vastu, mõnikord 2-4 vastu veel lahendab. Ja see oli Saksakuld. Ja täitsa spontaanselt ühel hetkel ma ajasin ta väga tigedaks enda peale. Ja siis ma tundsin, et ma nägin selles mehes nagu sellist, heas mõttes loova. Sest sees hakkas möördama ja minu peale. Ja see mäng, mis toimus pärast seda situatsiooni, see oli selle mehe parim mäng, elu parimad asjad. Sealt tulid välja kõik tema oskused, võimalused ja võimsused. Ma mäletan, et parimad kohad olid minu selja taga alati Kalevi spordihallis, sest sealt tuli teksti, seal oli huvitav rahval. Aga mind on kirutud igal pool, et käitumise mallid ja kõik. So what? See on minu mäng, minu töö, minu hing. Sellisel tasandil, kus on juba mehed on, nagu öeldakse, sellises seas, küpses seas, kus toimub ikka, nagu öeldakse, tõeline mäng, siis seal ei ole enam treeneril väga palju tehnikast ega ka taktikast rääkida, sest see on aja raiskamine. Nad on välja kujunenud mängijatüübid. Minu jaoks on selle aja hetkel, mina ei nimetaks seda treeneriks, ta on coach, ta on juht. Kui juhtimiskoolitus ka teate, et on ka coaching olemas, siis sellisel treeneril peavad olema juhioskused. Pead jääma iseendaks. Elus on nii, et ei ole ainult juhtimiskoolitus praegu õpetab ja kõik positiivsused asjad, et kõik peavad olema elus. Aga sellises mängus, kus on, nagu öeldakse, mängitakse võidu ja kaotuse peale, seal on sellised sõnad, on sellised käitumismallid treeneritel, mis võib-olla välistel inimestel, kes vaatavad seda mängu, ega Salumets ei olnud väga Tallinna hea inimene platsi ääre peal. Aga Salumets esiteks ta säästis ennast selle käitumisega ja teiseks, ega Salumets ka kogu aeg ei karjunud seal. Salumets ütles teatud inimestel ühtemoodi, Salumets ütles teatud mängijatele teistmoodi. Tähendab, sa pead tundma mitte seda tehnikat, taktikat, sa tundma inimest. See, kuidas sa näed väljapoole, seda mäletavad inimesed 5 päeva ehk kaugimelu. Kõige tähtsam on see, mis sul sees toimub. See energia, mis sul sees toimub, kui sa saad aru, et mis siin sees toimub, siis sa suudad ka adekvaatselt lahendada keerulisi situatsioone. Sport on kõige lihtsam meeskonnad, õpid kehtestama ennast,
õpid, nagu öeldakse, ka alluma meeskonna distsipliinile, õpid austama vanemat, õpid kaitsma ennast nõrgemat, et selles ongi meeskond.